Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime edasi meele uuendamisest. Aga täna me võtame sihukese teema ette nagu muretsemine. Nüüd, ma arvan, et meie igapäeva kõnepruuki on ka üks väljend sisse imbunud, mida mina küll sellises kontekstis enam ei kasuta, on see, et inimesed ütlevad, ma pean endale uued riided muretsema või ma pean uued, ma ei tea, jalanõud muretsema või need, piibel ütleb väga selgelt, me ei peaks mitte millegi pärast muretsema. Ja mina sellises kontekstis seda ei kasutaks seda, aga inimesed on niivõrd selle murega ära harjunud, et see nagu on kuidagi lahutamatu ja loomulik osa nende elust, aga samas tegelikult me peame väga selgelt kvalifitseerima, muretsemine on patt. Ja inimesed, kristlased peavad sellest meelt parandama, see on sõnakuulmatus Jumala sõnale. Ja me lähme selle sõna juurde ja vaatame, mida piibel räägib ka sellest konkreetsemalt. Ja tegelikult ma võiks kohe öelda siia algusesse ka, et kuidas üldse me teame, et me muretseme. See on väga lihtne. See on see, et kui me mõtleme mingi asja peale pidevalt, siis tegelikult me muretseme selle asja pärast. Ja nüüd, kui me vaatame 3. Johannese kirja 1. peatüki ja 2. salmi, ütleb nii: armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Või nagu laiendatud tõlge ütleb, armas ma palvetan, et sa oleksid jõukas igal viisil ja et su ihu oleks terve, nõnda nagu su hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd, see ei ole midagi, mida Johannes ütleb nendele kristlastele, kellele ta kirjutab ainult. See on midagi, mida Jumal ütleb meile kõigile. Ja kui me isegi vaatame, esimene sõna armas, me oleme kõik armsad Jumalale. Ja tegelikult Jumal ütleb, et tema tahe ja tema soov meie kõikide jaoks on see, et kõikides asjades käiks me käsi hästi. Mis see tähendab, et me oleksime edukas kõikides asjades? Mis iganes elualal, et me oleksime edukas, et me oleksime terve ja nõnda nagu siis meie hingegi lugu on hea või nagu laiendatud tõlge ütleb, et meie hing oleks jõukas. Ja see on Jumala tahe igatsus meie kõikide jaoks. Ja nüüd muretsemine ei tee meid jõukaks. Ja nagu ma ütlesin, muretsemine on see, et me mõtleme, kui me avastame seda, et näiteks ma toon väga lihtsalt näite, näiteks kellegi laps on minemas kooli, eks ole. Ja nüüd see ema või isa, nad kogu aeg mõtlevad selle peale apikene, lapsele oleks nüüd vaja osta seda ja uued riided ja kõik need koolitarbed ja uusi jalanõusi ja ma ei tea, kehalise kasvatuse asju ja nad kogu aeg mõtlevad, kust see raha nüüd tuleks ja kust ma saaks kokku hoida, et ikka neid asju osta ja kuidas ja mismoodi ja kus. Ja kui me avastame, et me kogu aeg keerutame neid mõtteid, nüüd see ongi muretsemine. Ja see on midagi, mis mitte ei tee meie hinge jõukaks, vaid vastupidi. See tõmbab meie usu alla, see tõmbab meie isegi tuju alla. See ongi see, et kõik kuidagi ei lähe enam korda. Miks? Sest et me muretseme. Ja nagu sa ütlesid, muretsemine on patt tegelikult, sest et kõik, mida Jumal ütleb, et me ei teeks ja me ikkagi teeme, see on patt. Ja kui me muretseme, siis tegelikult põhimõtteliselt me nii-öelda piltlikult seome Jumala käed kinni, et ta isegi saaks meid aidata ja saaks meid õnnistada. Sest et see mure on nüüd meie Jumala vahel. See ei lase tal meid õnnistada. Nii et sellepärast Jumal ütleb, et me ei muretseks, sellepärast et see takistab teda. Takistab temal meid õnnistada ja meid aidata, aga ta tahab meid õnnistada ja ta tahab meid aidata. Aga kui meie muretseme nüüd, mis see tegelikult ka on, sest et muretsemine on ka, ma ütleksin, see, et me ei usalda Jumalat. Sest et nüüd me mõtleme kogu aeg ja me keerutame neid mõtteid, kuidas mina saaksin seda olukorda lahendada, kuidas mina saaksin seda lahendust tuua sellesse asja. Ja tegelikult me ei anna Jumalale enam võimalust ega maad, et meid aidata. Aga see ei meeldi Jumalale. Miks? Sest ta teab, et meie ei ole võimelised igat asja lahendama. Sest ta teab, et meie oleme piiratud oma võimekuses ja oma varustuses ja oma tarkuses ja kõiges. Ja tema tahab teha häid asju meie elus, sest et tema ei ole piiratud. Temal on kogu varustus olemas, temal on kõik olemas, et meid õnnistada, aidata. Aga kui meie muretseme, siis me tegelikult paneme ploki ette, et ta ei saa seda teha. Ja sellepärast ta kogu aeg räägib, et me ei muretseks,
et ta saaks meid õnnistada, sest ta tahab meid õnnistada, sest ta on meie hea isa ja ta on see, kes tahab meid õnnistada. Aga jälle me rääkisime eelmises saates ka, kuidas meie meel saab jõukaks, on see, kui me mõtleme Jumala sõna peale, Jumala asjade peale, selle peale, mida Jumala meile rääkinud ja me paneme oma mõtted ja kogu tähelepanu. Ja nagu üks ka ütleb, et me fokusseeriks oma mõtted tema sõnale. Nüüd see on see, mis hoiab selle tee vaba, et Jumal saaks tulla aidata meid ja Jumal saaks tulla õnnistada meid. Sest kui me paneme oma mõtted ja oma tähelepanu selle peale, mida meie 5 meelt räägivad meile, siis me oleme hädas ja me ei tule ja me ei ole edukad. Meie elu ei ole edukas, sest nüüd me tegelikult toetume iseenda võimekuse peale ja me kukume läbi jälle. Me peame usaldama Jumalat ja tegelikult mitte muretsemine ongi usaldus Jumala vastu. See on see, et me usaldame teda, me usaldame seda, mida tema on meile rääkinud. Nii et me peame jälle, millest me räägime? Me räägime meelte uuendamisest. Me peame oma meeled uuendama, me peame oma meeltes, oma mõttemaailmas viskama välja need muremõtted ja panema asemele Jumala mõtted, Jumala sõna mõtted. Ja nüüd me muutume edukaks kõiges, mis me ette võtame. Sest nüüd Jumal on võimeline meid õnnistama ja andma meile varustust ja tarkust ja tegema me ihud terveks ja kõik, sest et kui me ainult muretseme oma ihu pärast ja mis toimub minu ihus, nüüd Jumal on takistatud. Me võime isegi paluda, aga kui me peale palvet ainult muretseme, siis tegelikult Jumal ei saa mitte midagi teha. Sest me oleme nii-öelda võtnud jälle selle asja enda kätte ja öelnud, et mina teen enda terveks. Aga meie muretsemine kunagi ei tee mitte midagi head meie elus. Ma loeks ka 2. Timoteuse kirjast ja 1. peatükist ja 7. salm ütleb nii, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ja laiendatud tõlge ütleb siis, sest Jumal ei ole andnud meile pelglikkuse, arguse, argpüksi ja lömitamise ja närtsinud vaimu, siis vaimu. Ja jälle, mis on argus, argpükslikkus, lömitamine, närtsinud olemine, see on just see, et inimene on maas. Ta ei ole üles tõstetud, ta ei ole üles ehitatud, ta ei ole julgustatud, vaid ta on maas. Aga Jumal ei taha meile seda. Ja ta ütleb, vaid ta on meile andnud väe ja armastuse ja rahuliku ja tasakaaluka meele. Vau! Nüüd jälle, üks rahulik meel on see, mida Jumal meile tahab. Üks tasakaalukas meel on see, mida Jumal meile tahab. Aga kuidas me selle saavutame, kui me paneme oma mõtted Jumala sõna peale? Kui me ei muretse. Sest et muretsemine on see, mis röövib meilt selle rahu, mida Jumal tegelikult on meile andnud. Aga kui me paneme oma mõtted ja tähelepanu kõikide nende probleemide ja olukordade ja selle peale, et mul ei ole ja ma ei tea, kust tuleb ja ma ei tea, mismoodi tuleb, nüüd me muretseme. Ja see röövib meilt selle rahu, mille Jumal on meile andnud. Ja see on see, kus me jälle astume tegelikult üle Jumala sõnast ja Jumala tahtest ja nüüd me ei lase Jumalal isegi meid aidata, sest et me muretseme. Nii et me peame hakkama tähele panema seda, mis toimub meie mõttemaailmas, sest et ta ütleb edasi ka distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Nüüd jälle, see nõuab enesekontrolli ja distsipliini, et panna tähele, mis toimub meie mõttemaailmas. Ja me peame seda, kui me tahame olla edukad oma elus, kui me tahame, et kõik see õnnistus ja head asjad, mida Jumal on meile tõotanud oma sõnas, et need tuleksid minu ellu. Nüüd me peame olema distsiplineeritud ja me peame kogu aeg kontrollima ennast, mille peale ma mõtlen. Ja kui me avastame, sest et jälle me eksime, aga kui me jälle avastame, jälle ma mõtlen nende asjade peale, see tähendab jälle ma muretsen. Nüüd ma panen kohe stopi sellele, ma ütlen, isa, ma parandan meelt, ma olen muretsemas selle asja pärast, ma parandan meelt, ma pöördun sellest, ma heidan selle mure sinu peale ja ma võtan sinu sõna ja ma hakkan mõtlema sinu sõna peale, sinu tõotuste peale. See on see, mida me peaks tegema läbi päeva. Ja seal võib olla see, et me hakkame muretsema jälle läbi päeva, aga jälle me peame tegema selle otsuse. Ei, ma parandan meelt, isa, ja ma võtan sinu sõna ja ma hakkan mõtlema sinu sõna peale. See nõuab enesekontrolli, aga see on vajalik, et me võiks olla edukad. Amen. Ma loengi ühe hea kirjakoha just
muretsemise kohta, mis piibel meile ütleb selle kohta ja see on 1. Peetruse 5:6. Siin ta ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möörga ja lõukoer, otsides keda neelata. Tema vastu seitske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Nüüd ma vaatan just selle sama 7. salmi just ka laiendatud tõlkes. Ja siin ta ütleb niimoodi selle fraasi, selle sama just, kus ta ütleb, et heitke kõik. Ta ütleb, heitke kogu oma mure, kõik oma ärevus, kõik oma rahutused, kõik oma mured üks kord ja alatiseks tema peale, sest tema hoolitseb teie eest hellalt ja peab teie üle valvsalt hoolt. Nüüd Jumala sõna ütleb väga selgelt meile, et me peaksime kõik oma mured. Ja siin toob nagu laiendatud tõlkes veel erinevad nagu väljendused, kuidas see mure võib olla. Ka ärevus, rahutused ja mured. Ja siis ta ütleb üks kord ja alatiseks. See on seda, et see on ühekordne väga selge otsus. Isa, ma heidan kõik oma eluga seotud mured sinu peale. Mis iganes need on seotud, need tervisega on, need seotud lastega on, seotud rahaasjadega. Ja nüüd küsid, mismoodi ma saan need heita, sest me teame, et tema hoolitseb meie eest. Nüüd ta on huvitatud kõigist meie elualadest ja mulle meeldib see, kuidas laiendatud ütleb ka veel just, et ta hoolitseb teie eest hellalt ja peab teie üle valvsalt hoolt. See, et me peame meeles pidama, see on see sama kindlus, mis meil on just, et Jumal hoolitseb meie eest. Sellepärast me saame need asjad tema peale heita. Meie ei ole need, kes suudame kõiki asju lahendada ja kõiki asju korda seada, vaid me teame, et Jumal on see, kes hoolitseb meie eest. Ja sellepärast Jumala sõna ütleb, et heida need asjad Jumala peale. Nüüd laulud 55 ja 23 kasutab üsna sarnast fraasi tegelikult selle sama asja kohta. Ütleb, heida Jehova peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. Ta ei lase iialgi kõikuda õiget. Ja siin on ka just see sama sõna just, ta nimetab seda nagu muret, seda koormaks. Ja see on inimeste elus koorem. See on asi, mida nad kannavad ja millega mõned lähevad läbi kogu elu ja nende elu on nii-öelda sassis ja nende tervis on korrast ära, nad on pinges, nad on hirmu all, nad on stressis ja erinevad muud probleemid ja see on sellega lihtsalt seotud sellega, et nad ei heida seda muret ära. Ja see on lihtsalt see, et sa otsustad Jumalat usaldada ja heidad selle mure Jumala peale ja tema hoolitseb sinu eest. Amen. Ja lastega on see väga tüüpiline ja me peame jälle, see võtab enese kontrolli, et näiteks laps peaks olema juba koolist kodus või kuskilt mujalt ja ta ei ole veel kodus ja 5 minutit on nagu üle aja või 10 minutit on üle aja ja juba tegelikult, mis tihti juhtub, vanemal hakkab keerama mõte, äkki ta läks sinna ja äkki juhtus see ja see ongi jälle see, et kui me astume nii-öelda sellest Jumala rahust välja ja sellest, et me toetume nüüd Jumala peale. Kui me astume sellest välja, siis tegelikult kurat on kohe seal. Et tuua meile igasuguseid mõtteid, tuua igasuguseid hirmu variante ja situatsioone, mis nüüd selle lapsega võis juhtuda. Ja jälle see on muretsemine. See on absoluutselt muretsemine, sest et jälle nagu sa lugesid seal kirjakohas ka, me peame usaldama Jumalat, et tema kannab hoolt meie eest. Amen. Me peaks kohe haarama kinni nendest mõtetest ja täiesti nagu viskama välja need oma mõttest ja ütlema, ei, ma ei karda, vaid ma toetun Jumala peale. Ja isa ja võtma Jumala sõna ütlema, isa, ma tänan sind, et minu lapsed on hoitud, minu lapsed on kaitstud, sinu inglid on nende ümber ja mõtlema Jumala sõna peale, mida Jumal meile on tõotanud. Sest et jälle muidu me astume selle muretsemise sisse ja nüüd tegelikult me paneme isegi oma lapsed olukorda, kus midagi võib juhtuda. Miks? Sest et Jumal ei saa enam aidata. Miks? Sest et me oleme muretsemas. Et kui me saaks aru, kui kohutav asi tegelikult on muretsemine ja kui palju see takistab Jumalat, et teha meile head või aidata meid või isegi kaitsta meid. Kui me saaks sellest aru, siis me lõpetaks muretsemise päeva pealt. Aga meil on vaja seda teha usu läbi, sest et miks? Sest et Jumal ütleb meile seda oma sõnas.
et me ei muretseks mitte millegi pärast. Ja kui me loeme Filiplaste kirjast 4. peatükist ja salmist 6 ütleb väga sarnaselt, ta ütleb, ärge muretsege ühtigi. Mis see ühtigi tähendab? See tähendabki mitte millegi pärast. Ja inimestele on see nii võõras mõte ja kristlased isegi, no kuidas ma saan niimoodi, et ma üldse ei muretse mitte millegi pärast, aga Jumal ütleb meile seda. Ära muretse mitte millegi pärast. Ja Jumal ei ütle meile kunagi midagi, mida me ei suuda teha. See tähendab, see on meie meelevalas, see on meie enesekontrolli küsimus, et me ei muretse mitte millegi pärast, vaid me usaldaks seda ja ta ütleb ka edasi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Mis see tähendab? Palu selle olukorra pärast, anna see asi Jumala kätte. See ongi jälle see, et nagu et me heidame oma mure Jumala peale, me anname selle tema kätte palve läbi. Amen. Ja otsustame, et mina nüüd ei muretse selle asja pärast enam ja ta ütleb ka ühes tänuga. Ja see tänu on ka väga oluline, sest et kui me peale palvet oleme nüüd tänamas Jumalat selle lahenduse eest, selle eest, et tema hoiab, tema kaitseb, tema aitab, tema annab tarkust. Nüüd see hoiab meie mõtted ka Jumala peal tegelikult ja Jumala sõna peal. Ja ta ütleb edasi, ja Jumala rahu. Jälle me räägime rahust. Kui palju on maailmas rahutust ja seda on liiga palju Kristuse ihus. Amen. Sest et Jumal on andnud meile oma rahu ja Jumal tahab, et me iga päev võiksime käia ja elada tema rahus. Amen. Ja sellepärast ta ütleb ka, et me ei muretseks ja ta ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd, kuidas see juhtub, et meie mõtted ja südamed nüüd on hoitud Kristuses Jeesuses? Mis see tähendab? See on Jumala sõnas. Kristus on sõna, mis sai lihaks. Ja kuidas see rahu saab olla nüüd minu südames ja kogu minu olemuses? Siis, kui ma ei muretse. Siis, kui ma annan need asjad Jumala kätte. Siis, kui ma nüüd tänan Jumalat lahenduste eest ja tema sõna eest ja selle eest, mis ta on mulle rääkimas. Nüüd Jumala rahu saab tulla. Me paneme vahest asjad vastupidi. Me tahame seda rahu, me tahame neid häid asju, aga me ei taha teha seda, mida Jumal ütleb, mis meile selle asja toob. Ja selle rahu ja selle, et meie südamed ja mõtted on nüüd Kristuses Jeesuses või siis Jumala sõnas, on see, et me keeldume muretsemast. Absoluutselt keeldume. Me heidame need asjad Jumala peale. Ja nüüd Jumala rahu tuleb ja nüüd see rahu hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja ütleb viimaks vennad, kõik, mis on tõsine või siis mis on tõde, mis on aus või austust väärt, mis on õige, mis on kasin või puhas, mis on armas või siis lahke ja armuline, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Wow. Nüüd Jumal isegi kirjutab meile nii-öelda terve nimekirja, missugustele asjadele mõelda. Ja nüüd me peaks tegelikult jälle, see on see enesekontroll mõelda, et see mõte, mis minu peas praegu on, kas see on puhas mõte? Kas see on üldse õige asi? Kas see on lahke? Kas see on midagi, mida on hea kuulda ja mis on kiitust väärt? Ja kui see ei lähe nende kategooriate alla, siis me peaks need mõtted välja viskama oma peast. Sest Jumal ütleb, et ära mõtle sellistele mõtetele, mis ei lähe selle nimekirja alla. Või siis mulle meeldib ka laiendatud tõlkes, kus ta ütleb selle 6. salmi, ütleb, et ärge muretsege, aga tundke mingit ärevust millegi pärast. Isegi mitte ärevust. Sest et hirm võib olla väga erinevas skaalas. See võib olla väike selline, ma ei tea, ja väike selline ärevus. Või see võib olla täiesti nii, et inimene on paanikas, sõna otseses mõttes. Aga see on kõik ühesugune hirm tegelikult. Aga ta ütleb, ärge muretsege, aga tundke mingit ärevust millegi pärast. Vaid igas olukorras ja kõiges tehke palve anumise kaudu koos tänuga oma soovid Jumalale teatavaks. Nii et see on võimalik muretseda mitte millegi pärast ja isegi mitte tunda mingisugustki ärevust. See on näiteks ongi, laps on natukene juba, on kell üle läinud sellest ajast, mis ta peaks kodus olema ja juba on see ärevus. Juba on see ärevus ja vanemad peaksid selle kohe ära tundma ja me peame endale sisse selle harjutama, et me tunneme selle ära. Kui see ärevus juba, sest et mis on,
see hakkab keerlema ja kui me laseme sellel olla, see hakkab kasvama. Ja lõpuks see on hirm ja lõpuks me jookseme mööda koduringi ja helistame ja mis see on? See on hirm. Ja hirm on tegelikult vaim ja see ei ole mitte Jumala vaim, vaid see on üks teemonlik vaim, mis toodab seda hirmu meis. Miks? Et me hakkaksime rumalalt käituma ja mis see on? See röövib meilt nüüd, et Jumal saaks meid aidata. Et Jumal saaks rääkida meile, sest jälle, kui me jääme selle rahu sisse, kui me anname asjad Jumala kätte, nüüd Jumala vaim saab meile isegi rääkida asju. Ta saab meile öelda, kõik on korras sinu lapsega, sinu laps on seal või ta saab isegi meile öelda, mis toimub. Miks? Sest et ta tahab, et me oleksime rahu sees. Aga kui me jookseme mööda koduringi ja paanitseme ja oleme hirmu all, nüüd me ei kuule isegi Jumalat. Jumal ei saa meil isegi mitte midagi rääkida, sest et me lihtsalt ei ole sellesse kohta ennast pannud, et me võiks kuulda. Nii et me peame ennast kontrollima ja mitte ainult seda, mida me teeme või kuidas me käitume, vaid millele me mõtleme. See peab olema absoluutse kontrolli all ja me peaks kogu aeg mõtlema Jumala sõna põhjal ja valguses, mis mõtted on minu peas ringi käimas. Sest et jälle, kui me ei kontrolli oma mõtteid, siis me laseme oma mõtetel minna väga valedesse kohtadesse ja väga valesse suunda ja jälle, mis me teeme, me blokime Jumala tegelikult. Me ei anna endale aru tegelikult, kui tähtsad on meie mõtted. Kui tähtis on see, millele me mõtleme. Ja me kristlased tihti ei usu seda, et see on meie kontrolli all. Et mina saan otsustada seda, mille peale ma mõtlen. Absoluutselt, sest kui me paneme oma silmad kinni ja igaüks saab teha seda oma kodus ise, me saame mõelda, millele iganes me tahame. Amen. Me saame hakata mõtlema millelegi väga negatiivsele ja millelegi väga pahale kogemusele, mis meie elus on olnud. Ja see hakkab tootma meie ihus teatud emotsioone ja tundeid. Ja nüüd oma mõttes, igaüks, te võite kodus seda ise proovida. Sa saad kohe vahetada selle mõtte ära ja hakata mõtlema millelegi, mis on väga positiivne ja hea. Mingi väga positiivne kogemus, ilus hetk sinu elust ja sa kohe tunned ka, kuidas sinu emotsioonid ja tunded ka sinu ihus hakkavad muutuma. Nii et see, millele me mõtleme, see mõjutab ka meie ihu. See tähendab seda, et kui me muretseme, siis see mõjutab meie ihu. See toodab meie ihus ärevus, see toodab, et meie süda hakkab kiiremini tööle, meie vererõhk võib tõusta. Me võime hakata higistama, kui me kardame. Ja kui meil on hirm, see mõjutab meie ihu. Kui me mõtleme positiivsetele asjadele, meil on rahu ka ihus. Meie süda töötab rahulikult, meie vererõhk langeb. Nii et see, mida me mõtleme, ei ole ükskõik. See mõjutab meie elu, see mõjutab meie ihu, meie tervist, see mõjutab meie tulevikus, see mõjutab seda rahu. Kas meil on rahu või meil ei ole rahu. Nii et mõni inimene ütleb, mul lihtsalt nagu ma olen kogu aeg nii rahutu ja ma kogu aeg olen nii hirmu all. Vaheta oma mõtted välja. Võta Jumala sõna, mõtle sellele ja see toodab rahu, see toodab elu ja see toodab häid asju meie elus. Amen. Nüüd üks väga oluline küsimus selle juures võib vahest mõne inimesel ka kerkida, aga kuidas ma nüüd praktiliselt ikkagi hakkan oma mõtteid kontrollima ja tulen sellest muretsemise harjumusest välja. Sest see on sageli lausa harjumuseks kujunud ja inimesed on nagu treenitud selles alas aastaid või vahest isegi lausa aastakümneid, mis on harjunud tegema ja elama sellisel viisil. Nüüd Jumala sõna annab meile selleks väga, väga lihtsad ja selged lahendused. Osalt need juba jooksid nendes kirjakohtades läbi, aga ma toon ühe kirjakoha välja, see on Hebra kirja 13. peatüki ja 5. salm. Ja siin ta ütleb niimoodi, teie meelelaad olgu raha ahnuseta. Olge rahul sellega, mis teil on. Sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Nii võime siis julgesti öelda, issand on minu abimees, ei ma karda, mis võib inimene mulle teha. Ja me näeme, ta räägib siin raha asjadest ja toob välja selle, et meil ei tohiks olla raha armastust. Seesama raha ahnus ongi tegelikult raha armastust. Ja siin ei ole kirjutatud, et meil ei tohi raha olla. Ja et raha on paha, vaid on öeldud, et raha armastus on see, mis on väga vale asi. Nüüd see on omaette teema juba. Aga nüüd ta ütleb, et olge rahul sellega, mis teil on. Nüüd see räägib tegelikult ühest rahulolust, ühest mentaliteedist. See ei tähenda seda, et sul ei või enam olla asju või Jumal ei taha juurde lisada.
aga ta räägib ühest rahulolust ja temast ka teise külje pealt ka tänulikkusest. Ja nüüd ta ütleb, huvitab selle juures, et sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Mida see räägib? See tähendab seda, et Jumal on meile kättesaadav ja ta on kogu aeg valmis meid abistama ja meile abiks olema. Ka mis puudutab rahaasju ja kindlasti ka teisi elualasid. Ta ütleb, et ta ei hülga ja jäta sinna. Ja nüüd ta ütleb, nii me võime siis julgesti öelda. Nüüd see on selle minu jaoks üks väga oluline võti. Kui me räägime ka mõtlemise kontrollist, on see, mida meie suu räägib. Et kui tulevad need negatiivsed mõtted, tulevad need negatiivsed asjad meelde või mis iganes, siis meil on vaja öelda. Mida öelda? Me näeme siis seda öelda, mida Jumal on ütlemas. Issand on minu abimees, sest see on see, mida Jumala sõna ütleb. Et selle sama olukorra keskel, selle sama situatsiooni juures öelda, Jumal on minu abimees, ma ei karda. Nüüd see tähendab seda, et see kartuse tunne võib sul olla. Võib-olla olukord tahab seda tekitada ja mõtted tahavad tulla sellega seoses, aga ma ütlen, ma otsustan, ma ei karda, sest Jumal on minu abimees. Tähendab seda, et ta aitab mind selles olukorras. Ja siis ta ütleb veel ka, mis inimene võib mulle teha, see tähendab seda, et ka isegi inimeste võimalik osa selle juures, see ei oma tähtsust. Vahest inimesed võivad ka üritada võib-olla midagi halba või negatiivset meile teha. Me ei pea sellest laskma ennast liigutada, sest et Jumal on meie abimees, Jumal aitab meid selles situatsioonis. Ja see on väga oluline just meie mõtleid, me kontrollime selle kaudu, mida me ütleme. Mõtle ja ütle seda, mis Jumal on sinu kohta öelnud. See on väga oluline see, et sa võtad selle Jumala sõna ja sa paned selle oma suhu. Kui need muremõtted tulevad, siis mida Jumala sõna selle asja kohta ütleb? Jumal, sina hoolitsed, nagu sa tõid laste situatsiooni välja. Sina hoolitsed minu laste eest. Sina oled öelnud, et sina oled meie kaitsja. Sina oled meie varustaja. Ma ütlen seda, sinu sõna ütleb seda välja ja ma ütlen seda just seda sama keset seda olukorda, keset seda situatsiooni, kui need negatiivsed mõtted tulevad, kui need hirmumõtted tulevad, Jumal on minu abimees, Jumal aitab mind selles situatsioonis. Ja see on väga oluline, et me niimoodi teeme. Nüüd Jesaja raamatu 26. peatükk ja 3. salm ütleb niimoodi. Kindlameelsele sa hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Ja mulle meeldib lugeda ka selle juures, see on siis kindlasti King Jamesi tõlge ütleb. Sina hoiad teda täiuslikus rahus, kelle mõtted püsivad sinu peal, sest ta usaldab sind. Nüüd me näeme seda, et Jumal tahab meile pakkuda täiuslikku rahu. Ja mulle meeldib see, kuidas see eesti keeles tõlgib siin rahu. See on see sama tuntud sõna, mis paljud teavad, shalom. Nüüd see on väga sügava tähendusega sõna tegelikult, see räägib tegelikult rahust. See, et meil on, see tähendab konfliktide puudumist, sisemist, välist tasakaalu, täiuslikkust, terviklikkust, heaolu, turvalisust, tervist, jõukust, kordaminekut, harmooniat. See kõik on selles samas sõnas sees. See sama rahu igas alas, rahu igal erineval viisil. See on meil olemas. Millal? Kui meie mõtted on hoitud Jumala peal. See on üks väga oluline võti, just kui me räägime muretsemisest ka, et püsida vabana, me otsustame hoida oma mõtted Jumala sõna peal. Ja see on ka midagi sellist, mis ma tahan iga ühele südame peale panna, iga kristlane. Võta teadlikult Jumala sõna ja mõtiskle selle üle. Ka teine asi, mida on, räägi seda. Võib-olla isegi, kui sa hommikust oma päeva alustad, võta Jumala sõna printsiibid, mõtiskle nende üle ja räägi neid iseenda kohta konkreetselt, mida Jumala sõna on öelnud. Et mul näiteks kas või on, mul on rahu. Ja ma hoian isa sinu sõna peal oma mõtteid ja ma tänan sind, et sina täidad kõik minu vajadused. Sina oled abistamas mind kogu aeg, sina oled minu ligi, sa ei hülga mind ega jäta mind kunagi maha.